Tere kõigile! Täna olen ma külas Katrel ja see on uskumatu lugu, et ma siin olen. See on uskumatu lugu, et me siin aias istume. Täna on 26 kraadi sooja. Hommikul kell 9 hakkasime Tallinnast sõitma ja olemegi kohal. Ja siit sõit läheb veel edasi, aga vahepeatus Katre juures on selline mõnus taaskohtumine, sellepärast, et mul on tunne, et ega me vist vahepeal oleme üks kord vist kohtunud, mitte rohkem. Ja tegelikult ongi selle esimese grupiga ka nii, et inimesed on ikkagi 5 aastat, 6 aastat tagasi lõpetanud, et eluteed on nagu erinevates, sest sinagi oled igal pool olnud ja nüüd oled siin Viljandimaal või Valgamaal või mõlema maal, ütleme. Niimoodi mõnusas talukohas ja nii need eluteed on, et mind nagu siis huvitabki see, et kuidas konstellatsioonid jõudsid sinuni, et kuidas me just natuke rääkisime ja nüüd mul tuli ka meelde, et sa olid esimene registreeruja sellesse gruppi. See tuli mul ka meelde. Ja kust selline siis teadmine, ütleme nii, et sa olid valmis siis järelikult? Tead, ma olin enne konstellatsioonidega puutunud kokku läbi Oksana Borodjanskaja, tookord Borodjanskaja. Ja Mari Viik hakkas tooma teda Rakverre. Sellised kahepäevased konstellatsioonid ja minu jaoks toimus seal ruumis, ma ei teadnud konstellatsioonidest mitte midagi, täielik ime. Ma ei suutnud üldse aru saada, kuidas see asi nagu töötab või toimib. Ma olin sellest nagu muinasjutust täiesti võlutud. Ja ma nagu tundsin, et see on see, mida ma tahan. Ja ma ei teadnud üldse nii-öelda, mis siin Eesti turul toimub. Ma ei teadnud ei Maire Taskast mitte midagi, ei Olga Kniasnevast mitte midagi. Ja kui mul jooksis ette see konstellatsiooni õppe, siis mu kogu süsteem tegi lihtsalt niimoodi ja ma olin tõenäoliselt tõesti esimene. Ja ma teadsin sellel hetkel kindlasti, et see õpe toimub Tallinnas. Nii et põhimõtteliselt polnud vahet, kus ta täpselt, et esimene koht oli vist Kastani tänaval, kus esimene moodul toimus. Ja, oli. Ja ma olen kindel, et Tallinnas oli ka Kastani tänav olemas, et põhimõtteliselt kui ma ei oleks vaatanud, et see tuleb mulle täiesti koju, oleks ma tõenäoliselt veel läinud sinna Tallinnasse Kastani tänavat otsima. Okay. Et see oli jah hästi selge nagu väga tugev äratundmine. Sa tõid väga olulise punkti sisse, et Mari Viik, kes on tõesti ka, ütleme, ma usun, et ta võib-olla õppis samal ajal kui meie, võib-olla isegi varem ja tema siis, mis aasta see võis olla, see Mari Viigi juures käimine? No aus vastus on see, et ma ei mäleta. 18 meie alustasime, mitu aastat enne seda? No võib-olla aasta 2, mitte rohkem. Mitte rohkem, jah. Ma mäletan seda, et 2017 oli mul kõige esimene oma nii-öelda teraapia ruum, et ma julgesin juba enne seda, ma tegelesin inimestega nende kodudes kohviku nurgas ja ma ei tea, kus veel. Vaat mulle see küsimus ka jah, et kas sul oli nagu juba see inimestega tegelemine enne seda oli olemas? Jah, okei. Lihtsalt ma tegelesin nagu kõige, nii-öelda, kuidas ma ütlen, mitte kõige muuga, aga ma hakkasin, miks ma selle sisse toon, ma mäletan seda, et seal oma teraapia ruumis ma hakkasin panema ilma konstellatsioonist midagi teadmata sussidega niimoodi, et kui oli seal keegi tuli suhte teemaga, siis võndasid on mehesussid, naisesussid ja kui nad vaatasid väga eri suunas, siis ma lihtsalt järgnesin nii-öelda ja pärast ma sain aru, et see on konstellatsioon, eks. Ja tegelikult sa olidki ju grupis ka selline katsetaja, sa nagu vist see, mis me algul seal grupis nagu andsime, seda jäi sulle vist väheks või? Jah. Seda jäi mulle väheks. Sa tahtsid nagu suuremate sammudega edasi liikuda
ja seal jah tekkiski neid momente ka, kus noh, see õppeprotsess ise läks ka nagu keeruliseks, et okei, sina teadsid 100%, et sina oled õppes ja kuidas see õpe siis sulle endale, et kas ta juba andis midagi nagu õppeajal, ma saan aru, sa siis juba katsetasid? Jaa, ma katsetasin ja ütleme, millele ma olen tohutult tänulik, on kõikidele nendele inimestele, kes sellele kursusele tulid, sellepärast et minu arvates see oli nagu üliäge kooslus ja sellest õppest ma mäletan no lihtsalt, kui lauluhääl on kõrval, siis kõik muu jääb nagu kõrvalplaanile. Ma mäletan neid lõputuid kohviku ja restorani konstellatsioone, nugade, kahvlite, tikkude, klaasid, absoluutselt kõige. Me tegime igal pool kogu aeg konstellatsiooni. Ja see oli selline energia oli seal selline juba, no see energia nagu kandis, ma saan aru, et kõik olid hästi nagu selles sees ja need harjutused, grupiharjutused olid ka hästi sügavad ja nagu sest mina mäletan kõige rohkem seda, kuidas sa nende harjutuspäevade ajal alati hoidsid pead kinni selles suhtes, et sa üritasid öelda seda, et see on 10-minutiline harjutus ja me roomasime seal kuskil maas tund või 2 selle kõige lihtsama harjutusega, et kõigil läks kõik käima ju tegelikult, eks ju. Kõik tahtis pääseda nii-öelda välja. Piretiga ka rääkisin, Piret. Ta ütles ka, et seal sai ikka nutatud üksjagu ja tõesti oli selliseid raskeid momente ja oli ka edasiminekuid, et tegelikult mis see on siis tulest ja veest läbi on ju. Noh, mis ongi ju selle õppe puhul kõige ägedam on see, et sa ei õpi seda nii-öelda kuskilt raamatust või ei tee töövihku harjutusi, vaid sa teed oma eluga nagu reaalselt, vaatad neid asju. Ja grupi loovad need inimesed, kes sinna gruppi nagu kokku tulevad, et nii see on, jah. Harjutused on omal kohal muidugi. Nii, aga siis sina oled siis üks nendest, kes tegelikult kogu aeg on konstellatsioonidega edasi toimetanud. Ma tean, et vaata, sa juba õppeajal hakkasid kuidagi eriliselt tegema neid konstellatsioone minu arvates. Võimalik, et see tuli ka Mari Viigist, sellepärast, et tema koolkond on nagu teine ja need õpetused on natuke teised, et seal võis olla väike selline, et ma tahangi öelda, et sul nagu vist seal õppeajal ka mingi nagu, ma ei tea, kas kanal või kuidas seda saab või mingi uus info hakkas tulema ja see miski nagu avanes ja noh, seda ei saanud nagu olematuks teha, et enne mingit sellist ei olnud ju, et see just õppeajal toimus. Mäletan ma õigesti. Ütleme, ta toimus kõige rohkem ikkagi õppeajal ja sealt edasi, miks ma leidsin ühel hetkel selle töötubade vormi, et ütleme, sarnane teema toob inimesed kokku, kuigi see ei ole ka, noh, ma olen teinud ka täiesti selle vaba teemaga, aga tavaliselt ikkagi see sarnane teema ja kõik saavad nagu korraga töö, et kõik töötavad iseendaga, kus ma annan sellele inimesele nagu täieliku vastutuse. Et on kohad, kus natukene peab panema asendust, aga üldiselt just see, et ma nagu, võib-olla oli ka see koht, ega me ju näeme teatud asju ja ma nägin kuidagi ka seda, kuidas natuke tahetakse seda vastutust nii-öelda väljal ära anda, et las keegi teeb seal, asendab selle ära ja siis minu elu muutub. Ja kuidagi võib-olla see on nagu mingi sellest tulnud ja mul lihtsalt jookseb info otse, et ma ei pea selleks väga midagi nii-öelda panema
et küll ma olen teinud neid nukusid endale ja igasugu asju ja siis nad lõpuks seisavad ja viskan jälle kuskile ahju ära, et mul ei ole neid vaja nagu. Seda ma mäletan ka, et sul see info tuli otse nii väljal kui ringis ja see pidi nagu välja tulema, välja saama. Ja ma mäletan veel enda puhul sellist asja, et mul oli nagu sellist arusaamist või vaistu, et see sinuga toimuvad protsessid, et need on vajalikud, et sa hakkadki teistmoodi tegema konstellatsioone, on ju nii, natuke sul on oma käekiri. Hakkad tegema, seda ma veel ei teadnud, aga tegelikult teed gruppidega ja grupid näitavad, et inimesed vajavad sind. Nii et kõik klapib ja siin nüüd selles mõnusas kohas saab ka kõike seda teha, jah. Ja täna ma olen oma elu nii lihtsaks teinud, et ma teen päris palju üle, siis nii-öelda üle interneti, et üks ühele, kus lihtsalt, mul on vahepeal selline tunne, et nagu natukene võtad kopaga lihtsalt, tõstad välja, võtad nii-öelda ära kõik selle, mis segab, mis iganes siis inimesel see teema on tervis, suhted, et kuidagi kõik toimib praegu. Kuidagi jah, need kõik energiat toimib. on nii võimsaks läinud, et ei saa võrrelda sellega, mis oli 5 aastat tagasi. Praegu on ikka niimoodi, et ma ise ka väljal vaatan, et nagu saab nagu mingi märgi või sõna maha pandud juba see energia kohal, et see on selles mõttes fantastika, et tundub, et hakkabki tulema mingi selline hoopis teine tunnetus. Ja sa saad nagu hästi mitmed kihid korraga võtta, et paratamatult meid täna väga palju ikkagi juhivad mitte ainult selle elu teemad, iganes palju suuremad, laiemad eelised ja kõik see saab väga nii-öelda ilusti nagu kuidas su isikliku elu nagu selles mõttes on see konstellatsioon nagu teadmised kasuks olnud või mõtled, et kuidas see nagu eluliselt siin on räägitud, et tegelikult otsuseid on lihtsam olnud teha või tunnetusele rohkem suunatud, aga kuidas sul nagu elus võib-olla kasu või kuidas, ma ei oska isegi küsida, võib-olla oskad ise midagi veel nagu teistele rääkida? No hästi huvitav asi toimus meil suhtega, et ühtpidi tahaks öelda jah, et elu igatepidi on väga palju lihtsam, tõesti seesama teha otsuseid, ma varem kasutasin väga palju ka välja, täna ütleb mu keha kohe ära, nii-öelda ja või ei või mis iganes ja väga ilusti abikaasa keha nii-öelda töötab samamoodi, aga see oli hästi huvitav, et me nagu aktiveerisime 3 kohta korraga, vot seda ise teadmata. Selles suhtes, et abielus ei ole ma ju terapeut ega konstellar, abielus ma olen abikaasa naine ja me aktiveerisime seoses abiellumisega, seoses metsa kolimisega, seoses sellega nimevahetusega ja ka abikaasa võttis tagasi oma isa nime, olles hästi pikad aastad olnud ema neiupõlve nimega, mis teda teistpidi kaitses. Ja nüüd see, mis selles süsteemis kõik nagu tulema hakkas, siis ma ütlesin, et ühel hetkel ma tundsin, et siin meie köögis on üks bussitäis rahvast ja ma ei saa enam üldse aru, kus see bussitäis rahvast siia sai ja siis me hakkasime seda... Nii et koos liikumine selline. Siis me hakkasime seda lahti pusima, ja täna sellest on hästi palju kasu olnud, sest täna ma näen rohkem kui kunagi varem, kuidas mingid kihid võivad, ütleme näiteks see sama koht on see, et mul tuli alles, selle koha leidis minu abikaasa ja me tulime siia, mul ei olnud üldse vaimustust, vaid siin oligi täpselt selline, see on olemas, õige, see on meie koht, selge. Ja alles hiljem tuli mulle pähe see, et terve mu ema liin
Raie, Selme, Mõis, kõik siitsamast ümbruskonnast. Et tegelikult ma tulin väga sügavalt siia juurde tagasi ja käivitasin siin teatud kihid sellega, kus nagu ütleme, mõnes mõttes kihis, kui on midagi kihis veel varjatud või peidetud või ei ole nii-öelda ära seeditud, siis ta aktiveerub. Ja täpselt sama asi toimus nüüd selle nimega. See nimi Metsapüha, mu abikaasa vana-vanaisa ehitas kiriku metsa, mis on täna toimiv Puutli kirik, õigeusu kirik. Ehk kirik metsas aktiveeris kõik need teemad, mis on sealt. Nii et põhimõtteliselt, no siin olid ikka sellised, ma tahaks öelda lausa turbulentsid. Ja me ei saanud alguses üldse aru, sellepärast, et ma räägin, sa ei ole siin nagu terapeut. Ja siis, kui me hakkasime seda nüüd ära puhastama, lisaks kohaenergiat, mis siin veel mängisid, siin on olnud raskeid sündmusi, nii et me oleme seda kohta väga tugevalt pidanud puhastama mitmeid kordi. Aga see koht valis meid muidugi välja. Ja õnneks on täna suurem rahu nii-öelda, aga ma ei kujuta ette, kui mul ikkagi seda teadmist ei oleks ja lihtsalt see bussitäis rahvas sõidaks sulle sisse, siis on nagu siuke tõesti tunne, et kumb meist hulluks läks või kõigest mõlemad. Et selle koha pealt küll, jah. Et ma mäletan, minevikus on olnud aeg, kus taheti igasuguseid nagu kaitseid ja piire ja kõiki selliseid asju seada. Tegelikult on õige ikkagi kõik nagu võtta vastu, alistuda, anda koht, tunnistada. Just. Need on need tunnistamata asjad tihti. Siis saab tegelikult kõik, ma ei tea, kõik tähendab, et siis saab mineviku teemad saavad rahu. Ja siis on rahu ka praeguses elu. Enne jõudsime rääkida, et sa oled nüüd siin enam-vähem aasta olnud. Aga tegelikult ma vaatan, et selle aastaga vist on hästi palju jõudnud teha. No me oleme talgusid teinud, mitte küll palju, selles suhtes meil on ikkagi, me oleme avanud selle võimaluse, et inimesed saavad siia tulla kas lihtsalt puhkama, lihtsalt välja ennast lülitama, kes tahab võib ka tööd teha, võime teha ka nii-öelda seda teraapilist osa, et siin on hästi palju võimalusi, variante ja tulevikus see suurem pilt ongi selline, et see ongi selline laadimiskoht nagu põhimõtteliselt igatepidi, abikaasa teeb ju massaaže veel ja mina näiteks näen, mille ma tooks sisse, mis on hästi hea, et kui sa oled teinud mingi töö ära, siis meil on vaja, tegelikult kõik need asjad on meil keha tasandil. Me võtame selle info keha tasandil, energia väljast, aga ikkagi ka väga palju keha tasandil, kuni lihastes ja luudes on lausa osad asjad. Ja kui sinna teha massaaž otsa, ütleme kas päev või paar hiljem või isegi samal päeval, siis on see nagu topelt. Siis saab ta konstellatsiooni tulemusena peab olema ka kehaline tunnestus, et midagi muutus. Kui sellist nagu uut tunnet või kehalist olekut ei teki, siis on ka see konstellatsiooni küsitava väärtusega, et tegelikult mis ongi. Sest meil ei ole selle looga vaata nagu midagi teha, et kui meil on lihtsalt info, see juhtus, aga seal ei ole saanud nii-öelda see energia vabaneda. Et ta on kuskil blokeeringus, me oleme teda sealt edasi andnud, eks ju, jah. See on kinni. Äkki vinge, et mul läks nüüd kurku kohvi. Nii, aga võib-olla siis mingid sõnumid ka, et kes võib-olla kahtlevad konstellatsioonis või teistele, et mis sina ütleksid või mis sa soovitaksid või kuidas, see õpe teil oli natuke väga intensiivne, on ju. Mina olin ka noor ja roheline, ma ei tea kui noor, aga roheline. Et ma olen ka vahepeal kasvanud, ikkagi 8 aastat on kasvanud, aga ja see 3 aastat näitab, et isegi 3 aasta möödudes mõned süsteemid ei saa päriselt nagu, ma ei saa öelda korda, aga mõned süsteemid, mingid asjad jäävad ikka veel toimetada,
ütleme niimoodi. sest ega me ei saa mõnes mõttes korrastada süsteemi, me saame korrastada ikkagi iseennast. Et ütleme, ma mõnes mõttes olen täna ukselt tagasi saatnud kõik need, kes tulevad, et ma tahan seda emaliini siin korrastada või seda isaliini, sa pead tulema mulle ikkagi selle asjaga, mis sind täna häirib. Ja siis, kui see viib emaliini või isaliini, see on juba konstellööri, ütleme, töömaa. Et niisama, et võtame nüüd labid, hakkame kaevama, vaatame, mis põnevat seal nagu toimus, sellega nagu ei lähe. Mis mind segab või miks mul ei õnnestu, et see lähenemine, see on õige, jah. Ja kindlasti saab ära elada niimoodi, et ma ei tea mitte midagi konstellatsioonidest, ma ei tea üldse mitte midagi sellest enesearengust ja ma elan ja olen happy ja õnnelik. Lihtsalt minu kogemus ja see minu elutee on teistsugune. Ja ega sama mul on õde ja vend on siin mõned korrad minu juures käinud, aga tegelikult nad elavad lihtsalt oma elu ikkagi ja mina olen kuidagi... Täpselt nii nagu mul. Jah, et ühtpidi mul on tunne, et ikkagi konstellatsiooni natuke lähevad õppima need mustad lambad, kellel on see kuidagi sisse kirjutatud, et nad on need süsteemi korrastajad. Ja ütleme, ta kõige suurem võib-olla kasu on see, et ta annab selle avara vaate. Et ma täna saan olla palju mõistvam üleüldse teiste inimeste maailma iseenda suhtes, et ma näen seda sinu kohta või ma näen seda sinu valu või ma näen seda sinu traumat ja lihtsalt et ei ole lihtsalt seda egotsemist seal vahel, eks ju. Väga hea, et selle koha sisse tõi. Ja tegelikult ongi nii, et kõigist ei pea saama konstellööris, ma jälle seda ka mainin, et see aitab ikkagi enda elu nagu paremini rajal püsida, teha paremaid valikuid. Ja siis kui juhtub, et keegi tahab, et on vaja konstellatsiooni teha, siis võib ju teha. Aga tõesti oma elu aitab ta hoopis paremasse kohta saada. Ja ma tegelikult naudin hästi neid nii töötubasid, kui mul on näiteks üks sõpruskond, selline punt, kes peaaegu kõik on erinevatel aegadel õppinud konstellatsiooni, erinevate õpetajate juures, me saame vahepeal kokku ja teeme ise kas mingi teemaga ja need on lihtsalt niivõrd ägedad selles suhtes, et ma tajun, kuidas see ei ole eesmärk, aga me liigutame nagu suuri tasandeid. Ma ei oska teisiti öelda selle kohta. Ja ütleme, need samad mingi aeg mulle päris palju anti neid suure tasandi töid, need on ikkagi need, mis on nagu jäänud, sest nad on nii ägedad lihtsalt olnud. Jaa, tuleb meelde küll, et midagi olen ma ka kuulnud, jah. Ja need on ise tekkinud, need ei tule selle ego pealt, et ma nüüd mõtlen, et hakkaks, ma ei tea, maailma muutma siin, eks ju. Nad tulevad täiesti niimoodi... Kui grupp koguneb, inimesed on olemas, siis järelikult see peab nii olema. Jah. Kuule, aga ma usun, et väga vinge, et veel kord kordan, et ma ise ka ei olnud kindel, et ma siia jõuan ja ma siia sattusin ja nüüd, kui ma siin olen, siis mul on hea meel, et ma siin olen. Et ega siis sellega võibki lõpetada, et aitäh sulle, et olid nõus jagama oma kogemust. Aitäh sulle, et sa avasid võimaluse. Et see minu arvates ongi nii äge, et keegi teeb selle ukse lahti, ütleb, et kes tahab, see tulgu. Ja siit läheb see teekond siis edasi ja ütleme... Me saame anda endast parima, mis on nagu selles liinis ja eks siis elu näitab, kuidas see on. Mingi uus teekond enda jaoks, teiste jaoks. Samamoodi, jah. Nii, aga sellega siis on meie seekord läbi.